Tere hommikust! Käes on laupäev ja mina suundun trenni. Nagu te olete aru saanud ja näinud, siis see nädal jõudsin ma ainult ühe korra jõusaali, nii et täna läheb teine kord ja loodetavasti homme kolmas. Aga eks ma siis üritan oma sammud vähemalt kokku saada, nagu ma kuskil Springmassi alguse poole rääkisin vist, et kui ei tule trennid kokku, siis võiks sammud tulla. Nii et ma üritan. Issand jumal, kui külm õues on. 5 kraadi ja no tähtis ikka lõikav külm. Mul kukuvad kõrvad otsast ära. Ise olen muidugi tottu, et ma ei pannud pea paela. Tänane trenn oli küll väga meh. Nagu ma tegin need harjutused ära, mis ma tahtsin teha oma ülakehapäeval, aga ma ei saanud sellest seda mingit oh my god, yes emotsiooni. Aga vähemalt tehtud ta on. Ja nüüd ma liigun kodu poole ja tegelikult on päris kiire päev ees. Nii et tuleb liigutada. Siin on minu munavõikud ja peekon, ta näeb üsna sad välja, aga I'm excited for this breakfast. Nii, on aeg ennast päevaks valmis panna ja ma mõtlen, et ma täna äkki proovin siis selle Poreless Jelly Maybellini primeri ära. Väga excited, sest mulle muidu siuksed jelly primerid on väga meeldinud. Wow. Okei, ta tundub tõesti väga siuke siluv, et ma isegi ei tea, kas ma panen teda üle näo. Okei, see on ikkagi nagu, ta ei ole nii pore filling, et ma ei tahaks teda üle näo panna. Mõndasid, mis on nagu hästi tugeva selle poore katva efektiga, siis neid ma olen pannud tavaliselt ainult nagu näo keskele, kus mul on võib-olla natukene nagu rohkem poore näha. Aga kuna ta on ikkagi siuke keelias, hästi mõnus ja nagu siidise tekstuuriga, siis ma tunnen, et seda ma võin täitsa üle näo panna. Esmamulje nagu selle tekstuuri osas on hea. Siis ma panen siia peale oma skin tinti. Keegi küsis ka, et mis mu see põhjameigi nagu rutiin on, et mis tooted mul koos hästi toimivad. Selles suhtes mu kõige basicum rutiin on see, et mu põhjaks on kas niisutav kreem, Kiehl's näiteks see Ultra Facial Cream, või siis ma panen NYXi Marshmallow primerit või siis nüüd neid uusi Maybellini primereid olen siin proovinud. Ja siis ma panen peale Maybellini Skin Tinti. Tavaliselt kasutan Tarte Shape Tape'i või siis praegu olen ka seda Fenty Beauty, mis selle nimi on, We're Even concealerit kasutanud. Ja minul nagu need tooted koos toimivad. Ma ei tea, mul vist see Maybellini Skin Tint on nagu kõigega kokku sobinud, millega ma olen üldse proovinud. Aga mis muidu see reegel on, mis öeldakse, et nii umestuskreem kui primer siis peaksid olema samal baasil, et kas siis vesi või õlibaasil või mis iganes see baas on, kuigi minul vist enamus asjad on veebaasil. Ma eile nagu ise ka unustasin tšekkida seda, et kas see Anastasia silmaprimer siis nagu tegi midagi või mitte. Ma üritasin sellest viimasest klipist aru saada, kus ma olin koju jõudnud peale vestlusõhtut. Et nagu kas see lauverv oli kogunenud või mitte. No sealt mulle tundus, et see olukord oli kindlasti parem, kui mis ta on muidu olnud, aga vist natukene seal oli midagi, sest et nagu ma läksin ja lihtsalt hakkasin seda meiki niimoodi maha võtma, et ma nagu ei keskendunud, et nii, et kuidas see silmalau värv siin on. Et nagu ma olin vässu. Nii et ma ei teagi, kas peaks täna uuesti seda proovima, kuigi täna mul ei ole nagu üldse mingi siuke nagu tugeva meigi päev otseselt. Aga ja siis keegi uuris veel, et nagu kuidas, mis järjekorras panna, et kui sa paned concealerit ka silmalaule, et kas siis see primer läheb sinna peale. No mina eile tegin nii, et ma panin õhukese kihi ülejääki sellelt käsnalt, panin ikkagi nagu silmalaule ka, et neid lillakaid toone lihtsalt nagu ühtlustada ja siis ma panin sinna peale selle eye primeri, aga tegelikult vist eks nad on mõeldud ikkagi nii, et sa puhtale nahale paned selle
et ma võin tegelikult isegi täna seda proovida, kuigi see Anastasia eye primer, ma olin nagu üllatunud, kui vedela konsistentsiga see oli. Et ma ei tea, kui palju tal katvust on, aga eks me saame seda kohe näha, et ma siis seda concealerit praegu ei vii silmalau peale, kasutan täna siis seda Fenty Beauty't. Ta ei ole nagu nii täiskatvusega, kui on mu see Tarte Shape Tape, aga siukseks igapäevaseks kasutamiseks sobib väga hästi. Ma ei tea, mu nahk on nagu peale eilset seda näojoogat nagu nii mõnus, nii prink, nii sile, et ma olen nagu tegelikult isegi natukene šokeeritud sellest näotreeningu mõjust. Et ma ei osanud seda oodata. Ma teadsin, et tal on see siuke lifting efekt, aga noh, ega see nüüd, kui sa seal just tõesti väga regulaarselt ei käi, siis ega ta mingi aja pärast ikkagi nii-öelda vajub tagasi. Kuigi ma muidugi ka gua shatan, mis kindlasti aitab ka kauem sellel tulemusel püsida, aga ma ei tea, see tegi nagu midagi mu näoga veel. Niimoodi, et mu nägu tundub lihtsalt nagu nii värske, et ma isegi täna läksin sinna What the Face kodukale ja ma olin mingi okei, mis see kuuri hind siin on, et kui ma tahaks nagu rohkem käia või regulaarselt käia, no eks ta on nagu pigem ikkagi selline kallim teenus, aga ma tõesti täitsa nagu kaalun seda, et võib-olla seal regulaarselt käia ja Kaisa saatis mulle sama voice'i, et mingi kuule täitsa haige nagu, et ta tundis täiega seda, et see lõdvestas mingisuguse lihase vist nii ära, mis ta muidu tunneb, et nagu kisub kogu aeg, et see natuke nagu seda kurjuse kortsu, et ta oli ka nagu väga impressed. Nii, no ma panen praegu siis kohe juba selle eye primeri ära. Noh, ta ikkagi katab ka neid sinakaid toone, et siin me näeme seda erinevust. Ma ei tea, seda mulle meeldib kuidagi nagu näpuga panna, et ma saaks täiesti siia lau kuidagi nagu sisse töötada. Ega ma siin rohkem midagi väga super põnevat ei tee. Kusjuures eile kasutasin ka seda Elfi Halo Glow Contour Wandi. Mul on see medium tan toon ja jäin väga rahule. Ma suundun Gemossi poodi, kus mul on vaja osta tänaseks õhtuks passionipüreed ja 3 šotiklaasi. Eks te hiljem kuulate rohkem. Vaatasin seal neid erinevaid šotiklaase ja tegelikult oleks isegi selline jalaga äge olnud, aga see konkreetne mulle nii väga ei meeldinud. Õnneks oli seal päris palju erinevaid variante, mille vahel valida. Issand, ma ei teagi, mis viimane klipp oli. Vist, kui ma Gemossis olin ja vaatasin erinevaid pitse. Ja mis siis täna toimuma hakkab, on see, et mul on rõdupidu. Anette ja Laura tulevad lihtsalt külla ja kuna ma olen siin nii elevir olnud oma rõdu makeoveri pärast, siis me mõtlesime, et enne kui Laura homme ära läheb, siis me võiksime ühe istumise siin minu rõdul teha. Ja siis ma pakkusin välja, et ma teen Pornstar Martinisid, kuna ma olen masterinud selle retsepti ja see tuleb tõesti väga hästi mul välja, siis ma pakkusin selle välja, nii et ma käisin Gemossis ostmas siis seda passionipüreed, kes tahab teha päriselt häid passion martinisid, siis ma soovitan just seda püreed. Et neid retsepte on erinevaid ja ma olen ka proovinud erinevaid, aga minu arust sellega tulevad need kõige paremad, kõige värskemad. See ongi nagu värske püree ilma igasuguste mingi lisaaineteta, ilma suhkruta. Et see on tõesti nagu väga-väga hea. Ja siis, kuna ma mõtlesin, ma tahaks nagu serveerida niimoodi nagu päriselt serveeritakse või nagu ärklis on, et see Prosecco siis eraldi väikses klaasikeses, siis ma ostsin sellised šotiklaasid. Mul ei olegi šotiklaase muidu üldse kodus ja siis ma võtsin 3 tükki selliseid. Ma ei tea, seal oli neid erinevaid, aga need tundusid mulle kõige klassimad, kui üldse üks šotiklaas saab klassi olla. Ja pluss nad lähevad kokku mu tavaklaasidega, mis on sellised. Kuigi see Pornstar Martini tuleb ikkagi pokaali.
ja siis selle jaoks ostsin ka vanillilikööri, et jällegi retsepte on erinevaid, mõned kasutavad vanilliviina, aga minu hinnangul on just see liköör nagu sellise hea tugeva vanillimaitsega, mis annabki siis selle magususe sinna kokteilile. Seda retsepti jõuan teile ka hiljem näidata, kui ma hakkan neid kokteile tegema. Praegu panen need asjad külma ja me peame korra selle rõdu olukorra üle vaatama. Niimoodi tundub kõik väga tore. Ma ennem istusin seal, nii et ärge seda pleedi tähele pange. Aga kui me nüüd ikkagi siia istuma lähme, siis meil on siin selline olukord. Ja nendele LED-tuledele, need, mis meil taskusõbranades kasutuses on, ma tahaks leida permanentselt uue koha. Ja see permanentselt uus koht võiks olla siin vahekohas. See tegelikult oligi mulle juba ehitades mõeldud minu tehnika vaheks. Ja tegelikult siin ma üldiselt hoian oma statiivi, mille peal praegu teie olete, ja ringlighti, mis on ka praegu toas. Need lihtsalt ma pressin nad kuidagi siia kilekottide ja kottide vahele. See ei ole väga mõistlik lahendus. Ja ma tegelikult tahaks nüüd selle vahe siit praegu kohe korda teha, et ma saaks need tuled kohe praegu nüüd siia panna. Mul ei ole üldse tegelikult kaua aega, tüdrukud tulevad kell 6, kell on praegu juba mingi 16:20 või midagi ja mul on veel mõttes teha saiakesi, nii et ma pean kiiresti tegutsema ja ma tõesti ei tea täpselt, kuidas seda lahendada, aga muidu siia ma ostsin need, kes vaatas seda vlogi, kus ma käisin seda akupanka ostmas, siis ma ostsin ühed läbipaistvad nagid, mida saab lihtsalt nagu kleepida. Ja ma mõtlesin need kleepida äkki siia, et ma saaks riputada mingisugused kingikotid, mingisugused paberkotid äkki ülesse. Aga mul on endiselt nagu terve posu mingeid kilekotte. Ühesõnaga, ma ei tea täpselt, kuhu nad kõik panna, aga ma mõtlesin, et ma teen selle kõigepealt tühjaks selle vahesid ja siis hakkab vaatama. Hetk, kas need tuled mahuvad siia? Mahuvad. Siis mul on vaja panna ringlight sinna. Siis mul on ringlighti kott ja miniringlight ka veel. Need peaks ka siia kuskile panema. Ja nüüd mul on kõik need kotid. Ja siis mul on veel terve hunnik riidest kotte, sest ettevõtted saadavad ka mega tihti just riidest kottidega asju ja tegelikult nagu mul on neid liiga palju. Nagu mida ma kõigi nendega teen? Ma ei käi kõigi nendega poes, ma kasutan reaalselt oma 3 riidest kotti ja kõik need ülejäänud lihtsalt nagu eksisteerivad. Vahel nagu see on nii overwhelming tunne, kui sa saad aru, kui palju asju sul on ja kui paljusid nendest sa ei kasuta. Igal juhul ma ei tea, kas ma nüüd paigaldan siis need nagid või? Ja panen need siis siia rippuma. Kuhu ma siis selle asetama pean? Ma teen täiesti suvaliselt seda praegu. Aga mul on kiire. Ja ma tahan, et see oleks tehtud. Tegelikult vist on mingi aeg, kus ei peaks kohe sinna midagi riputama, aga no ma ei tea. See ei ole nagu nii raske ka. Kukkuski ära. No okei. Ma panen selle tagasi. Aga ma ei riputa siis sinna täna. Ma pean need lihtsalt praegu kuskile panema silma alt ära. Aga muidugi ma ei tea ikkagi, kuhu seda kilekotti panna. Kõiki neid ei saa riputada siia. No nii. Kes vlogmassi vaatas, siis mäletate minu minikaminakene. Selle paneme täna põlema. Siis lambi panin praegu sinna ja siit ma sain seal olukorra nii, see on etanoolipudel, mida läheb vaja selle kamina jaoks. Seda tõuksi mul ei ole praegu mitte kuskile panna, ta jääb siia nurka, aga ta ei sega meid. Et päris cozy vibes
ja ma saan mingid snäkid ja asjad siia ääre peale panna, sest et kui see põleb, siis ma vist nii lähedale ei paneks, võib-olla sama oma joogid võib-olla sinna ümber panna, kui muidugi seal on siis soe, aga no vaatame seda asja. Igatahes selline on see vibe ja kusjuures ma ise nagu ei tulnudki selle peale, aga Anette pakkus või lihtsalt niimoodi jutu sees ütles, et jah, et peame siis selle sinu tugitooli sinna rõdule tassima. Ma olin kogu aeg mõelnud, et nagu võtame köögitooli, aga need köögitoolid ei ole mul nagu nii mugavad. Ehk siis sellest ma sain tõesti idee, et kui see vähegi siit rõduksest sisse mahub, siis miks mitte võtta see tugitool siia. Nope, seda tugitooli ei saa siia mitte kuidagi pidi, ma just proovisin ja see lihtsalt ei mahu. Nii et ma tõin siia oma köögitooli, ma panin sinna lihtsalt padjad peale, ma ise istun sinna, et tüdrukud saavad ikkagi need mõnusad toolid, ma istun sinna, mul ei ole sellest üldse lugu. Ja nüüd ma peakski hakkama vaikselt tegema snäkke. Võtsin siin pärmilehtaigna sulama juba mõnda aega tagasi. See on muidugi natuke kõva veel. Kuidas ma ta võimalikult kiiresti pehmeks saan? No okei, seisab natuke veel. Siis ma sain vahetult enne reisile minemist. Kuidas ma näitan teile seda? Selle buumtordid poolt, mis on need siuksed nii-öelda tordid, mis on nagu šokolaadikattega. Sinna peale võid lasta panna mingi nime või mingi erikujundusega teha ja siis nad saadavad siukse haamriga ja sa saad selle katki lüüa ja seal sees on siis igasugused kommid. Nad saatsid munadepühaks mulle sellise munakujulise selle šokolaadimuna ja siis siin sees olid igasugused need kummikommid. Ma ei jõudnudki seda väga palju süüa, seepärast et reaalselt ma läksin nagu järgmine päev juba hommikul minema. Aga ma mõtlesin, et äkki ma panen selle ka sinna rõdule, et siuke väike näks siit võtta. Ma ei tea, ta küll nüüd näeb natuke naljakas välja, aga no ega tüdrukutel sellest midagi ei ole. Kas ma äkki viingi selle asjaga või? Panegi koos sellega välja. No ta ei ole nagu kõige mingi esteetilisem, aga no vahet ei ole ju. Oh no, mul tuli praegu meelde, et ma unustasin passionivilja ennast osta. Mul on nagu kokteili tegemiseks kõik asjad olemas, aga garneering, mis on ka oluline osa, oh my god. Ja Laura ja Anette vist on mõlemad juba poes ka käinud. Kell on 17:20. Oh no. Ja ma ei mäleta, kas ma arvan nagu, et ma olen teile näidanud ka, kuidas ma teen neid oma lemmik väikseid korvikesi. Et selle jaoks läheb pärmilehtaigent, serrano sinki ja mozzarella riiviustu ja basilikut. Et tegelikult hästi lihtsad ja põhimõtteliselt sa ei pea isegi nagu midagi lõikuma, väga palju mingit ettevalmistust ei ole, et ainult see pärmilehtaigent peab olema välja võetud õigel ajal ja hästi lihtne teha, no viivad keele alla. Nii, kõigepealt meil on vaja lihtsalt rullida natukene õhemaks, kuigi see isegi on suht õhuke õnneks, aga natukene rullin õhemaks selle. Issand jumal, ma olen nii häiritud sellest, et ma seda passionit ei ostnud. Ma olin veel suures toidupoes ka. Ma oleks saanud ju sealt vaadata seda, aga no lihtsalt ei olnud meeles ja ma ei olnud endale listi teinud. See, kui ma ei tee endale liste, see lõpeb alati halvasti. Olgu see siis, kui ma kohvrit pakin reisi jaoks või kui ma poodi lähen, ma olen siuke listi inimene. Mõtlesin, ma proovin täna seda, et ma lasen siia muffini panni hoopis seda spreiõli. See tundub nagu nii mugav. No, kas ta nüüd sinna kõigisse ka ühtlaselt läks, see on nagu omaette küsimus, aga ja siis lõikame nüüd siit ruudukesed taignast, siis topime ruudukesed siia sisse. Seda ma ei rääkinudki, et eile Anette ja Laura käisid tegelikult Ärklis meid kuulamas ka. See oli väga tore, see on alati nii nagu hea tunne, kui sõbrannad on ka kuulamas kohe siuke kodusem. Sest nad ju teavad ka neid mingeid lugusid, mis me seal räägime ja tore on. Ja Laura ei olnudki varem saanud Ärklis meid kuulamas käia. Noh, ta elab ju
Dublinis, nii et lihtsalt pole sattunud olema siin sellel ajal, aga nüüd ta sai siis Ärklis ka meid kuulamas käia. Ja talle väga meeldis. Nii, kui meil on korvikesed tehtud, siis ma ei mäletagi, kuidas ma tegin, kas ma panin niimoodi, et ma panin natukene mozzarellat juba sisse ja siis panin selle singi või kuidas ma tegin. Pole nüüd vist isegi paar kuud teinud neid. No paneme igasse ühte. Paneme natuke mozzarellat. Siis panen sinki. Ja siis paneme natukene veel siia peale mozzarellat. Ja siis lähevad kuskil 10 minutiks 180 kraadi juurde ahju. Nii, tüdrukud on tegelikult kohale jõudnud, aga küll te neid ka jõuate näha. Ma mõtlesin, ma näitan siis ära, kuidas mina teen seda kõige paremat Pornstar Martinit koos kogustega. No, alustame sellest vanilliliköörist ja vaadake lihtsalt seda värvivahet. See oli mul kapis seisnud, ma isegi ei tea kui kaua ja see on täna ostetud. Aga mida tumedam, seda parem peaks olema. Igal juhul seda läheb siis 30 milliliitrit kokteili kohta. Noh, ma teen siia sisse kohe 3 tükki valmis, nii et siis 3 korda. 40 milliliitrit läheb viina kokteili kohta. Ja siis läheb meil, ma pean järgi vaatama. Nii, seda läheb hoopis 60 milli kokteili kohta. Nii et siis 1,5 seda. Ma tunnen seda vahtu siin sees. Kuulevad seda pekme nagu vaata. Just paksem. See on paksem kui seal, jah? Praegu tundub nagu küll. No. Aga see külmvata teeb ka selle, et ma arvan, et püree vaata paksemaks. See jää kuubikud, ma arvan. Nii, siis garneeringuks, kuna nüüd seda päris passionit ei ole, siis peame leppima muuga. See on tule teile. Mis need on vaarikad või? Juhvikad. No nii, me oleme täna eriti fancy'd. Meil on siin selline eksemplar. Praegu tegime köögi akna lahti, et ta mahuks siia rohkem. Aga selline on meil see layout. Muide, tahtsin näidata, Laura tõi siin sellist need korvikesed. Ja siis mis asi see nüüd oligi? See on juusteküüslaugu. Jah. Stockmanni oma on kõige parem. Need 2 koos ja just see mage ja chili oma. The best. See oli tõesti hea, ma proovisin ka ja mulle meeldis. Loodan, et siit üle ei tule. Täiesti. Ei tulegi. See jääb joomata. Oli hea. Mul ei ole ükski pudel jäänud kinni. Mida helle? No vaadake seda. No nii, mis on muljad? Väga maitsev. Väga hea. Ja see passion on tõesti, noh, kuna ta ongi 100% ju sellest tehtud, et ja, no see värv juba ütleb, ma arvan, väga palju. Jah, ka mina olen oma teosega väga rahul. Ja kusjuures see kaunistus isegi, noh, täitsa kena ju. Kuigi ma ütlesin, et see on nagu autokumm on ju. Keegi ütleb, et see on like smelling a baby's head, kitten fur. The fuck? Whipped cream. See oli vänge haisma jaoks. Ma ei saa üldse aru sellest. Aga laseme seda paberile. Laske. Blanche Petist käib jutt. Et Anette tundis seal mingit tugevat kummipõletushaisu. Seda ütles Laura. Mina ütlesin, et autokumm, aga mulle meeldib see. Mitte, et mulle meeldib autokumm, aga nagu see mulle meeldib. Pluss seal oli jätaks. Ja, aga minu jaoks on inditele. Mis siin oli nüüd siis? See on see lill on hästi tugevalt seal. Aga anta mulle ka seda magnoolat, see on see. No jah, see on natuke nagu martsipani ka. Siis on samale, jah. See magnoolit, ta on nagu meeldib mulle, aga nagu mulle. No see pole nüüd jah nii. See peaks väga milky vanilla cream siuke olema. Et seal ei ole tegelikult mingit sellist, ma ei tea,
tugev mingi amber või mingi muskus või. See ei olegi need, see on teistsugune. Et ma ei tea, ma ei saa aru, kuidas see saab nagu, ma ei saa aru, kuidas see saab tugev. See on nagu midagi, eks on kibe lõhn. Kibe. Ja on küll õrn, aga ma saan aru, miks on konflikt, sest ta on huvitav samal ajal. No, ta on huvitav, aga ta on õrnalt huvitav. Keegi ütleb, see is like an old auntie's house. Okei, aitab sellest. Ma olen närvi, kui sa neid veel loed. Ma tahan seda karvast inimest. Selle sa võid karpi peale kapsi. No saab ikka. Mida? Karvast inimest? See Feime. Ta sai vaata uue see, kus tal on see... Couture. Ja Couture, kus tal on siuke vestike ja siis vööga ümber. Ta on Couture. See tuleb natuke nagu toimub. Vaata noh. Okei, õige tipp. Tal on vöög täna. Jaa. Kui mõjustada, katsuda. Oh my god, ta on nagu väike, nagu mingi mänguasi. Osad inimesed ütlesid, et see näeb kohutav välja. See disain. No, ma saan aru sellest, aga Ma saan nagu aru, aga nagu it's not that serious, nagu it's a fun little guy. Jaa, fun little guy ja nad on kõik ju sellised. See ongi, that's the point. Ta on nii Võin ka naljakas. originaali kõrvale. Või mul on see intense versioon. Ta on nii naljakas ja sa tegelikult võid ta jope ära võtta ka. Jah, saab ära võtta. see on reaalselt nagu mänguasi. Siis lasen siia seda. Et võib kõrvuti panna selle Couture'iga. See meeldib mulle rohkem. Mulle ka. Kus see kõjaali läks? Jalutame. Kõjal läks praegu sahtlisse. Kuidas sind müüakse niimoodi? Juba tekitama selle Jaa, ma saan aru. Jaa. Ma just vaatan, et sa saad hakkama sellega hästi. Siin on mingi selectivity, et meil on low stock ja limited availability. Low stock. Kõik ainult üks. Nii et kui sa oled huvitav, Läks nüüd ära sahtlisse. Peab vaatama, kas on meil alles. Oh my god. Oh my god, but I like her. Ja okei. Wow, mõtle sa oled 2 lõhnaga minema. Väga hea, tore. Miks ma mõtlesin praegu, sest ma päriselt, mul on mõttes olnud terve nädalas on Eero oli 36. Aga no, ju 2 aastat see ling. Ma tahaks seda Feimi. Aga no, Aastas. tundub nagu 2 aastat. Sest ma olen nii kaua seda tahtnud. Ma ei tea, tegelikult mul on nüüd üldsegi probleem, sest et siit tuleb seda lõhna. Jaa. Kas on vaja veel ütle seda? Teate, me elame üle. Me kujutame ette. See on veel valelt poolt ka muidu. Me kujutame tõesti. Ja, ta ei öelnud vähemalt, et kas talle meeldib või ei meeldi. Meil oli tüdrukutega nii vahva õhtu ja kell on nüüd 12:30 saanud. Nii et vaikselt siin koristasin natukene ja nüüd peaksin hakkama seda videot kokku panema. Ma ütlen teile ausalt, ma olen tegelikult päris väsinud ja mitte ainult tänase mõttes, vaid üleüldiselt. See Springmas on mu korralikult läbi võtnud. Nii et ma hakkan väsima juba, kuigi endiselt nagu teen siiski hea meelega seda, sest et teie tagasiside on olnud väga positiivne ja ma tean, et mul on endal hästi tore tagasi vaadata sellele kõigele läbi nende videote. Aga ütleme niimoodi, et nagu praeguses hetkes see on päris raske. 2 küsimust võtan ka siia lõppu. Kuidas ma suhtun tätoveeringutesse ja tegelikult olen juba varasemalt näinud ka, et kas mul endal on mõnda või kas ma tahaksin. Suhtun niimoodi, nagu ma enamus asjadesse elus suhtun, et igaüks tehku seda, mis talle rõõmu toob. Mu paljudel sõbrannadel on tätoveeringud. Minu arust äge, kui sulle midagi meeldib, sa tahad seda enda kehale, davai. Aga mul ei ole ühtegi. Ja ma ei tea, nagu ma olen ikka elus mitmeid kordi mõelnud sellele, et nagu äkki nüüd teeks midagi. Aga siis kunagi ei ole olnud midagi sellist, mida ma nii väga oma kehale tahaks, et ma selle päriselt oleks ära teinud. Ja nüüd ma juba kaldun arvama, et kui ma olen nagu 28 aastat elanud niimoodi, et mu kehal ei ole midagi,
siis ma ei tea nagu, mis see peaks olema, et ma nüüd tahaks midagi teha oma kehale. Ma ei tea, mis see eriline asi see siis peaks olema, aga never say never, võib-olla mingi hetk otsustan midagi teha, et ma ei ole kunagi nagu endale mingi keeldu selle koha pealt pannud või nagu, et elame-näeme, vaatame. Ja kõrvaaukude kohta oli ka küsimus, et mul ei ole kõrvaauke ja miks. Kunagi noorena tegelikult tegin, ma ei tea, kui vana ma olin, siis võib-olla mingi 12 tegin, siis nad väga raskesti hiilisid, paranesid need kõrvaaugud ja siis ma sain kanda ainult kulda ja hõbedat ja 12-13-aastane Kaisa oli väga pettunud, et ma ei saagi nagu mingi Expressionsist ostetud mingi ägedaid kõrvarangaid kanda, et siis mul hakkas kohe nagu kõrvad hakkasid, ma ei tea, mäda välja jääma, ühesõnaga kõrvad läksid korrast ära või need kõrvaaugud. Ja siis ma lihtsalt andsin alla, need kasvasid kinni ja nüüd ma ei ole puudust tundnud nendest. Just lugesin Anetele ja Laurale ka selle küsimuse ette ja nad olid ka mingi, et kuidas sa ei tunne puudust? Et sulle ju meeldivad ehted. Ma ei tea, ma olen lihtsalt nagu nii kaua elanud ilma kõrvarõngast, et see kuidagi pole isegi mingi mõte mu peas. Et samas võib-olla nagu nüüd võiks ju uuesti teha, aga ma ütlen nagu ma ei tunne, et mu elus oleks miski puudu, nii et ma ei tea. Samamoodi never say never, võib-olla mingi hetk olen mingi davai, ma tahan need kõrvarõngaaugud teha ja siis ma lähen ja teen. Aga praegu see hetk ei ole käes. Tegelikult tahaks veel, ma saan juba, ma ei tea, mitmes kord, kui ma Springmassi jooksul ütlen, ma tahaks lõhnadest teiega rääkida, aga ma müüsin 2 enda parfüümi Laurale just maha. Nii et võib-olla homme räägime sellest, millised parfüümid ma maha müüsin ja miks. Ma arvan, et vähemalt üks nendest üllatab teid kindlasti. Aga suur aitäh, et sa vaatasid ja näeme juba homme jälle, kusjuures me läheneme väga kiiresti lõpule ja ma ei ole veel 100% ära otsustanud, kas ma vlogin ka 30. aprilli või mitte, sest et see, kui ma 30. vlogin, see läheb ju 1. mail ülesse, see on juba tegelikult 21. päev siis, aga samas 30. on meil vestlusõhtus, oleks võib-olla põnev. Ma ei tea, ma usun, et te tahaksite, et ma 30. ka vlogiksin, et üks päev rohkem. Natuke veel mõtlen seda. Aga igal juhul suur aitäh, et sa oled siin minuga ja kohtume juba homme. Tšau!